Andmete kaitsmiseks parooliga on kaks võimalust. Esiteks, kas ma kaitsen parooliga tervet oma faili või teiseks, mul on võimalus kaitsta üksikuid töölehti või üksikuid lahtreid. Selles videolõigus ma näitan sulle, kuidas kaitsta tervet faili parooliga. Ja selleks on ka samuti kaks võimalust. Esiteks, kas panna failile avamisparool peale või panna failile muutmisparool peale. Mis nendel vahet on, seda vaatame nüüd kohe lähemalt. Failile saab parooli lisada läbi selle faili salvestamise. Kuna minul on antud fail juba eelnevalt salvestatud, siis lihtsalt Ctrl+S vajutamine ei anna tulemust, et ma saaksin sellele failile panna parooli, pean ma seda tegema läbi Save as akna. Ehk siis, kas lähen File menüüsse, valin sealt Save as või nagu mina vajutan F12 ning tuleb Save as aken kohe lahti. Ja siin aknas siis on mul selline väikene nupp siin all vasakus nurgas nagu Tools ja valin siit tööriistade alt siis General Optionsi käsu, mille peale Excel pakubki sulle võimalust failile parool lisada ja kas siis avamise parool või muutmise parool. Avamise parool tähendab siis nüüd seda, et sinu faili tulevikus ei saa enne avada, kui on parool sisestatud. Ja muutmise parool tähendab seda, et seda faili saab küll avada ja lugeda, kuid muutusi selles konkreetses failis läbi viia ei saa. Ja vaatamegi mõlemad variandid läbi. Paneme kõigepealt avamise parooli ja vajutan OK. Loomulikult tuleb parool veel uuesti sisestada. Vajutan jällegi OK. Ning mina ei taha oma faili uue nimega salvestada, ma tahan sellele samale failile panna avamise parooli peale, seega vajutan kohe salvesta. Excel loomulikult hoiatab mind, et kas ma tõesti tahan olemasolevat faili üle kirjutada. Jah, ma olen sellega nõus, vajutan yes ning olengi oma failile parooli peale pannud. Et selles veenduda, panen oma töö kinni ja valin File menüüst hiljuti vaadatud failide nimekirjast, võtan oma faili uuesti lahti ja enne ma seda faili näha ei saa, kui ma sisestan siia oma parooli. Kui ma parooli ei tea, siis loomulikult ma seda faili näha ei saa. Mina õnneks tean oma parooli veel, vajutan OK ja tulebki minu ülisalajane töö jälle nähtavale. Vaatame nüüd aga, mida kujutab endast muutmisparool. Vajutan taas F12 ja lähen siia tööriista nupu alla, võtan General Optionsi ja kustutan nüüd avamisparooli siit ära ja kirjutan muutmisparooli asemele. Nii, muutmisparool sisestatud ja siia alla võib teha linnukese sellisel juhul, kui ma faili sisenedes tean parooli. Ma tahan, et Excel küsiks minu käest veel kord üle, et kas ma ikka mäletan, et antud fail oli mõeldud ainult lugemiseks ja mitte muutmiseks. Aga mina sellist topeltküsimist ei taha ja siia linnukest ei pane, seega vajutan OK. Sisestame veel kord oma parooli ning salvestame nüüd selle töö jällegi üle, seekord siis muutmisparooliga. Ja olengi oma muutmisparooli sisestanud. Jällegi, et see muutmisparool toimima hakkaks, pean selle faili ühe korra kinni panema, võtame selle faili uuesti lahti ja ilmub seekord natukene teistsugune parooli küsimise aken. Kui ma sisestan siia parooli, siis ma saan oma faili muuta. Kui ma ka parooli ei tea, siis vajutan siia ainult lugemise nupu peale ning avanebki fail nii-öelda ainult lugemise režiimis. See ainult lugemise režiim tähendab seda, et ma võin küll siin seda faili lugedes ja vaadates viia läbi muutusi, aga neid muutusi ei saa ma sellesse samasse faili salvestada. Kui ma nüüd siin need mõned muutused läbi viin ja tahan nüüd salvestada Ctrl+S, siis ütleb Excel, et kas sa ei mäleta, et see fail oli ainult lugemiseks ja soovitab kohe, et kui sina tahad siin neid muutusi läbi viia, pead sa selle faili uue nimega salvestama. Vajutad OK
ja ta kohe pakubki sulle, et kui sa paned siia uue nime, siis võid sa selle uue nimega failiga teha, mida tahad, aga see originaalfail, mida sa praegu vaatad, jääks siis puutumata. Ja viimasena proovime nüüd sealt faililt igasugused paroolid maha võtta. Kuna me praegu oleme ainult lugemise keskkonnas, siis muutusi me selles failis läbi viia ei saa. Me peame jällegi panema korraks selle faili kinni, ütleme, et me ei taha seda muutust siia sisse viia ja võtame uuesti selle faili lahti ja seekord sisestame siis ka parooli ning nüüd sellises failis me saame siis uuesti salvestades ehk siis Save As akna kaudu salvestades võtta kõik paroolid maha. Kontrollime igaks juhuks, et paroole ei oleks. Näete, muutmisparool on siin olemas, kustutame selle ära. Nüüd mitte ühtegi parooli siin aknas enam ei ole, vajutan OK ja salvestan selle faili uuesti üle. Jah, ma olen nõus selle faili üle salvestamisega ja ongi minu fail igasugustest paroolidest puhastatud.